Selle saate toob sinuni Volkswagen, sest tõeline areng saab alguse tähendusrikastest vestlustest. Praegu leiad aadressid volkswagen.ee eripakkumise. 10 meie populaarseimat mudelit ilma registreerimistasuta. Tere head kuulajad, käes on 26. mai aastal 2025. Games digisaade on siin ja täna on eetris Meelis Väljamäe, Glen Pilvre ja Hans Lugas ja räägime nagu ikka viimase nädala tehnoloogia uudistest, mis meile isiklikult on jäänud meelde ja pälvinud meie tähelepanu. Muuhulgas suurfirmade suured AI esitlused, aga mitte ainult suurfirmade, vaid ka Eesti riigis. AI hakkab tegema olulisi otsuseid ja meie demokraatia läheb ka paremaks. See on hea uudis ja saates räägime veel ka uutest klappidest, mida te hakkate ilmselt nägema igas maailma lennujaamas ja lennukis ja võib-olla mõni põnev vidine veel. Tervist härrased, räägime täna siis erinevatest, võtame selle AI bloki kõigepealt ette ära, saab selle nii-öelda eest ära, sest nagu ignoreerida seda ei saa, aga samas ei ole ka ühtegi suurt nagu põrutavat asja, mis järsku oleks muutunud Google'i ja Microsofti suurte aastakonverentside järel. Google'il oli I.O., Microsoftil oli Build ja muidugi olid nüüd täis, ma ei tea, mitmekümneid üksikuid uudiseid, aga nad on võib-olla kõik kokku väikeste asjadena teevad suure muutuse. No esiteks vaatasin, Microsoft ütles, et Windowsisse tuleb nüüd lõpuks ometi väga nutikas kahe seadme vaheline ühilduvus, mis sarnaneb Maci pealt tundud hand-offiga, et kasutad erinevaid seadmeid, siis sa saad seda mugavalt teise Windowsi seadme pealt või mobiili pealt tuua oma Windows 11 arvutisse. Ilmselt mitte väga suur asi maailmale, aga päris suur asi igale üksikule Windowsi kasutajale. Ma ei tea, Meelis, sa oled Windowsi peal, oled sa tundnud puudust sellisest äpi seisu üleandmisest? Ei oska taga igatseda, et minu arust Microsoftil on nagu piisavalt asju. Siin on nagu see asi, et kuna ma ei ole erinev Maci kasutaja, siis ma ei ole nagu sellest funktsioonist kunagi nagu väga puudust tundnud ja Windows ja Androidi vahel, kui ma tahaks, ma saaksin päris palju asju nagu nii teha, et see abielu nii-öelda on vähemalt Samsungi telefonid ja Microsofti puhul ikka väga aktiivne juba ja seal saab telefonist arvutist saate vastupidi teha ja saab arvutist telefoni äpp avada ja kõik muid asju teha, nii et ma ei tea, kas mul seda nagu otseselt vaja on. Ja mitut erinevat, mul on ka tõepoolest olemas nii lauaarvuti kui sülearvuti Windowsiga ja mul ei ole kunagi on sellist vajadust, et mul pooleli olevad asjad peavad teise arvutis üle saama kantus, ma tavaliselt panen ühes arvutis asjad kinni ja siis võib-olla mõne tunni pärast on teises arvutis asjad lahti, eks ole. Et mul ei ole nagu seda, ma saan aru, et see on mõne töö nii-öelda flow jaoks vajalik või kasulik, aga mina ei ole see sihtrühm. Ei tea jah, kas see on nii-öelda töö mingisugune protsess või et see toimub taustal, aga Windowsisse tuleb veel ka siis uus menüü. Kui sa võtad mõne faili lahti, File Exploreris saab olema siis ongi konkreetselt selline tööriist või nagu jaotis nagu AI actions inglise keeles. Kindlasti on see eesti keeles mingisugune AI tegumid või midagi. Et kui näiteks on mingi fail, on foto, pildi fail, saad kohe Windowsi File Exploreri tasemel seal näiteks teha sellised AI põhimuudatused, hägustada tausta või siis mingid jupid sealt välja kustutada, eemaldada taust, otsida teisi sarnaseid pilte. Minu arust on see jällegi midagi maailmas sellist ei muutu, aga see teeb selle kogu AI võimekuse sulle kasulikuks, kui see muutub sulle nagu faili tasemel ühe konkreetse tööriistana kätte saada. Me jõuame peagi sinna, kus me hakkame rääkima nendest uudistest, kus keegi ei ole lisalude vaeste leijaid, sest et see on suurem uudis. Just, väga õige tegelikult tänapäeval on, see on suurem. No, Microsoftil oli veel kõvasti neid asju, kus on nende kõik pilveteenused saavad targemaks, aga Google omal ei hoidnud ka nagu tulevärki tagasi, on ju Glen, et nendelt tuli ka päris kõvasti neid. No võib-olla üks selline ühine joon kõigil neil muidugi oli see AI ja Microsofti puhul võib-olla tasub märkida, et selline päris ambitsioonikas samm sellise düstoopse tuleviku poole oligi siis Copilot Studio, kus erinevad AI agendid just koostöös toimivad. Jaa, õigus. No see on äge. Minust ei ole düstoopiline. Ma just vihjasin sellele, vaata, kratid möllavad. Me siin mingid saated tagasi menetlesime seda suhteliselt
pahaendelist tulevikunägemust, kus kõik algas nendest agentidest, kui ma õigesti mäletan, et ja tõepoolest tundub, et see faas vastab tõele, sest et seal siis nagu ma aru saan, ongi erinevad kratid jah, erinevad agendid, et siis üks agent või kuidas ma siis ütlen, keelemudel või kuidas me teda üldse nimetame, me enam ei teagi, ei käi siis ja ei tee sinu eest asju, vaid siis on neid mitu ja siis nad omavahel koordineerivad ja noh, sinnapoole see suund läheb ja ega sarnane tegelikult, olgu et niimoodi Google küll ei presenteerinud seda küll niimoodi, aga iseenesest näitasid ka oma projekt Astra koodnimetuse all tegelikult võib-olla mõnevõrra sarnast funktsionaalsust, kus siis on selline multimodaalne agent, kes on võimeline siis lõpuks ka tegema sinu eest telefonikõnesid, mis selles demos kahjuks seda kõnet ei presenteeritud, aga iseenesest see demo siis, kus üks nooruk seal oma jalgratast parandas ja siis kõikvõimalike küsimustega pöördus muudkui, aga siis ma ei tea, kas see oli siis Gemini või kuidas me teda nimetame, Google'i assistendi poole, kes siis väga kaastundlikult otsis talle manuale ja tegi piltidest mingeid kokkuvõtteid ja ütles, kuhu peab panema siis mis liigis võtme ja kuhu sobib see mutter ja siis seal vahepeal käis ka selline nüanss läbi, et kuule, aga helista siis rattapoodi ka, et küsi, kas neil seal mingeid õigeid kuuskante või asju on, mille peale siis assistent ütles, ja muidugi, et ma teen kõne ära ja kahjuks seda kõnet ei olnud kuulda, aga igal juhul see vihjab. Aga agendid möllavad. Seal on, Microsoft rääkis palju sihukest tehnilisest lühendist, mis lõpuks lõppkasutajale palju midagi ei ütle, aga see on nimine MCP, Model Context Protocol, ühesõnaga see on see liim, millega need erinevad AI-d saavad siis koos tegutseda, et nagu sa tõid näite, et sul on üks AI, mis tunneb visuaalselt kaamera järgi ära, et sul on mingi ratast parandada, seal on poldid, mutrid ja siis see saadab selle info järgmisele AI-le, mis teeb taustatööd ja loeb manuale ja kolmas AI oskab teha telefonikõnesid. Nii et võib-olla see kõne, mis jäi kuulmata, noh, tegelikult ei ole midagi nii ebarealistlikku. Ei no ilmselgelt siis ei ole jah, sest ega kõik need tänased mudelid ju räägivad hästi kõiki keeli peaaegu ka eesti keelt ja miks ta ei võiks siis loomulikult kõneleda ja noh, ilmselt me olemegi juba sisenemas sinna faasi, kus noh, rääkimata igasugustest nii-öelda tünga või petukõnedest, me ei saagi lõpuks aru, et kas siis helistab sulle siis selline entusiastlik AI, kes tahab parajasti mutrivõtit osta või helistab see inimene ise, kellel see võti puudu on. Aga just ja sellepärast ma arvangi, et kogu see agentide koostöö, eri AI-mudelide koostöö on palju suurem ja hoomamatum muutus. Aga näiteks paljud inimesed said Google'i uudistest ikkagi väga suure üllatuse osaliseks nende uuest videogeneraatorist, kuna see on midagi konkreetset, sa ei pea, et vanasti pidi selleks filmima, filmistuudio, kaamerad, mida iganes ja nüüd see tulemus, mida see videomudel teeb, on ikkagi väga usutav, eks. No eks ei saa ju ka salata, et üsna usutav oli ka OpenAI Sora tulemus tegelikult mõnede eranditega, aga jah, ma ka põgusalt isegi proovisin seda, selle nimi vist on Veo 3 oli see versioon nüüd, et seda tegelikult saavad kõik, kellel on Google'i tasuline liitumine proovida, et ei pea siis maksma 200 € kuus, olgugi et see Google'i kõige kallim pakett oligi vist pealt 200 € kuus, mille eest saab juba seal resolutsioone ja minuteid ja sekundeid tunduvalt rohkem, aga saab ka selle tavalise premium paketiga, mis on siis $20 eurot kuus ja tegi väga ilusaid videoid, seal on küll resolutsioon oli 720p ja 8 sekundit, nii et noh, ma ei ole küll kaugeltki proff, kes tahab nüüd kokku panna mängufilmi nendest videotest ja võib-olla sellest ei jätku ka sellest paketist, aga kahtlemata see suund ei ole nagu täna võib-olla midagi sellist, et enam me ei ole enam nagu vau, et lõpuks ometi, sest tõesti Sora ja ka eelmised videogeneraatorid on juba kõik meid kuidagi muutnud natuke selliseks immuunseks, et kui piraadilaevad kohvitassis paugutavad, et me juba nagu võtame seda nagu et nüüd siis on juba veel loomulikum. Ja isegi kui sa võtad $200 või olgu see lausa $500 kuus olev pakett, millega sa saad teha näiteks 2-minutilise video, sa võid sellega säästa, ütleme, 5000 €, mille sa maksaks reklaamiagentuurile, kus keegi sellega möllaks. Ja nüüd sa saad sellise tulemuse, mis on iga suvaline telereklaam, mida sa näed. 20 sekundit mingid asjad möllavad, keeravad, püüavad su tähelepanu ja sa oled teinud see tegelikult, kui nüüd nii mõelda, siis loomulikult ma arvan, et
profid tegelikult ammu ka neid tööriistu ilmselt kasutavad ja ilmselt väga suur osa nendest reklaamidest, mis pesupulbrit valavad teleekraanil ei olegi enam makstud neid 1000 eurosid, vaid palju kavalamalt on need juba tehtud ja me ei teagi, me ei saagi aru, sest tõepoolest ka seal nagu presenteeriti just nagu sellist, kuidas ma ütlen, nagu sellist workflow lahendust, eks ole, et kuidas sa saad siis integreerida oma videote tegemisse, nii et sa liimid need tükid kokku ja nii edasi, et kogu see videotöötlus siis muutub järjest enam selliseks tekstipõhiseks selles mõttes, et sa ütled, mis sa tahad. Promptid seda, et ega tegelikult Adobe samamoodi Premiere'iski on just näidanud samasuguseid lahendusi ja sinnapoole see maailm läheb, et sulle lihtsalt nii-öelda pliiatsi, hiire ja pastaka asemel järjest rohkem on, sa ütled oma soovid. Ja siis, kui sulle need soovid ei sobi, sa saad... Teistsugust annet on vaja, eks ole nüüd tulevikus. No jah, seal on pigem vaja teadmist, et mida sa tahad. Ja. See mudel vist ei luba kasutada kaubamärgistatud või ka päris kuulsad inimesi, on ju. Et see on nagu see asi, et kui sa tahad ägedad reklaami teha tulevikus, sa pead palkama Mait Malmsteni, kui sa tahad odavat reklaami, siis teed selle veoga. No eks idee maksab ja muide üks asi veel, mida täna veoga ei saa teha, on, sa ei saa lapsi kujutada videos. Ja kindlasti on ka see, et praegu on ju kõik need klipid, mida nad teevad, on hästi lühikesed, et kunagi jõuavad, siin ongi sellepärast see kokkuliimimine tulebki see mängu. Huvitav küsimus on hoopis see, et kas sellised Google'i ja OpenAI ja muude väiksemad tegijate video genereerimise platvormid suudavad nagu siis ka mingi turul mingisuguse muudatuse teha või siis juhtub see, et ikkagi olemasolevad tegijad Adobe ja teised nagu teevad enda lahenduse, mis on piisavalt hea, et kas kuidas see võitlus olema saab, eks ma seda näe. Sest et kõik nad tegelevad, eks ole, aga kes siis lõpuks võidab. Jah, eks see tegelikult ju, kuidas ma ütlen, et kui nüüd selline YouTube ja võib-olla nüüd V-logijad võib-olla välja jätta, siis ikka sellises nagu profi video maailmas ega enim, ma ütleks, nagu maksab idee, et tegelikult kui kellegi on hea idee ja tal nüüd on selline tööriist kasutada, siis ta võib tegelikult jõuda nagu väga-väga kaugele, isegi ka nende lühikeste klippidega, sest et küsimus pigem ongi see, et kuidas sa need kokku paned ja kuidas sa seda tööriista kasutad, et kui me mõtleme siin lätlaste kuulsa filmi peale, mis võitis palju auhindu ja oli tehtud ka ju tegelikult tasuta 3D modelleerimistarkvaras, mis on igal ühel kättesaadav, siis tegelikult tähendabki seda, et kui sul on olemas idee, siis see tööriist on pigem nagu sinu aitaja, ehk et minu segase jutu mõte ongi see, et see toob jälle lähemale sellisele heale tulemusele võib-olla need inimesed, kes muidu takerdusidki nagu selle tehnilise poole taha eeskätt, et enam nad ei takerdu sinna taha, et kui neil on see super hea mõte, siis on neil kohe uks palju rohkem lahti mingi ägeda asja valmis saamiseks. Ja, no tegelikult on seal saaks palju rääkida veel nendest uudistest, aga meil on nii palju muid teemasid ka, et põrutame edasi tegelikult ja räägime AI rakendustest ka Eestis korraks. Eelmine nädal tuli huvitava teatega välja Vabariigi valitsust kokku panevad erakonnad, Reformierakond Eesti 200, mille järgi nende koalitsioonilepingusse läheb punkt, et kui Eestis toimuvad laste elatisraha üle vaidlused, siis esmase otsuse teeb tehisaru ja selle alles kinnitab kohtunik, et see võtaks vähem tüütud pisiasjade menetlemisvaeva kohtunikelt, kes see tööga üle koormatud, tehisaru teeks, vaataks asja läbi, kohtunik lööb templi peale ja kui on alles vaidlused, siis inimene jääb viimseks selliseks otsustajaks. No selleks ei pea olema üldse selgeltnägijat aru saada, et Liisa Pakostal õnnestub minust nagu ennast väljendada ikka sellistes pealkirjades, mis kindlasti, kuidas ma nagu viisakalt oskan öelda, et ma ei tea, kas PR-ämber on nagu õige sõna, aga ma näen siin just väga suurt paralleeli selle pealkirja vahel ja siis selle sama, et anname kõik meie andmed. See oli ju hea uudis oli see. Ehk et tegelikult ka selle mõtte taga ei ole, iseenesest see mõte ei ole üldse loll, aga see tundub selline, et ma juba näen, kuidas kõik ütlevad, et enam lollakamat ideed ei saa olla ja miks me üldse siis Riigikogu on, et miks ei võiks seal olla need AI agendid 101 tükki,
mis oleks võib-olla natuke erineva, kuidas ma ütlen, erinevast võiks teha variriikogu teha, variparlament AI. seal on 101 seda agenti ja siis nad on kõik natuke erinevate treeningandmetega vastavalt nagu vaja ja siis nad hääletavad. Aga sellest kontekstist rääkides siis seal on palju pisiasjade läbivaatamist, ma ei ole nüüd ekspert elatisvaidluste osas, aga mul tundub, et see aitab nagu. Ja ma tahtsingi jõuda selleni, et ma absoluutselt ei arva, et see on loll mõte, et tegelikult selle algatuse idee ongi selles pigem, et kui seni siis selliste marginaalsete, mõnes mõttes marginaalselt ütleme, et seal rahaliselt oli toodud näide, et vaidleme seal mõnekümne euroste summade üle ja vaidlus ise võtab nii-öelda 1000 eurosid inimtööjõudu, dokumenteerimist ja mida iganes, eks ole, kõik need materjalid jäävad pärast alles, et kõik see on niisugune nagu inetu protsess, et tegelikult kogu selle nii-öelda musta töö võikski teha nende andmete pealt ära tehisaru, sest tõesti andmed selles valdkonnas maksavad väga palju, et see ei tähenda nüüd, et ei peaks inimlikkust olema, aga inimene on selles protsessis ju kogu aeg sees. Ehk et selle asja mõte ongi siis see, et kõik need ma ei tea, lapse trenni maksumused, isa teenistus, ema teenistus, vabad ajad, elukombed, et kõik need andmed lihtsalt ütleb siis tehisaru või saab tehisaru omale sisendiks ja teeb siis nende pealt sellise objektiivselt kaalutud otsuse, selle asemel, et nädalaid ja kuid siis kuskil kohtus kõik vaidlevad ja kui see otsus siis sobib või mitte, siis seal on kohtunikul ikkagi inimese roll üle vaadata, nii et see mõte tundub ju tegelikult täiesti sisukas, aga lihtsalt see vormistus, et tehisaru hakkab nüüd elatisvaidlusi lahendama, on eos juba selline, et... Ei, ma olen sinuga nõus selles osas, et kõik need uudised tuleb inimestele selgitada hästi ettevaatlikult, kuigi seal on väga nutikas koht, kuidas efektiivsemaks teha, siis hästi lihtne on valesti mõista. Ja aga siit astume ikkagi ühe sammu edasi, ei pea võib-olla kohe sinna agentidest riigikohusse jõudma, aga tegelikult neid valdkondi, kus ikkagi tehisaru võiks sellist tööd minimeerida, on ju veel. See ei ole ju üldse mingi ainus koht, et ikkagi neid kohti, kus tehisaru võiks võib-olla väga objektiivselt sellise algse sisendi anda ja üldse mitte ebamõistlikku on ju palju, aga eks ta natuke on võib-olla selles mõttes nagu selline libe nõlv, et kui me juba hakkame siin rakendama tehisaru ja siis juba natuke seal ja siis juba 3. kohas, siis võib-olla see hetk, kus 101 agenti on Riigikogus, ei olegi üldse kaugel. No ja teine asi on see, et eks tal on ka pädeva tööjõu vajadus, ütleme küll, et AI võtab tööd ära ja annab mõnedele inimesed nagu säästab tüütuste asjaajamisest, aga see peab olema nutikas viis, kuidas sa seda sisendandmeid paned selleks promptiks, et see AI teeb õiglase ja nagu ausa lahenduse, et see ei kalluta millegi poole või see AI hallutsinatsioone ei oskaks ära tuvastada, sest me teame, et AI ei ole perfektne. Jah, siin eks ole see inimese roll vähemalt praegu jääb, aga ikkagi võib-olla presenteerida seda uudist sellises valguses on nagu praegu natuke liiga... kuidas ma ütlen, liiga tugevates värvides on see pealkiri sellise kujul, aga võib-olla mitte. Kiidan Pakostat selle julguse eest. Kindlasti jaa, üldse teda tuleb, nõustun sinuga täiesti, teda tuleb kiita selle eest, et ta teebki iseenesest võib-olla täiesti julgeid ja õigeid samme, aga eks ajakirjandus ja võib-olla ma ei tea, kas tal on mingid PR-inimesed ka selja taga, kui ei ole, siis võiks nende palkamise peale mõelda, et äkki need oleks tehisarukad inimesed või et võib-olla see pealkirjade toon ja see võiks olla nagu selline, et selle neelavad siis päris inimesed kergemini kuidagi olla. No, aga siit tuleb üks demokraatia teemaline uudis ka veel, enne kui me lähme pikemate arvustuste juurde. Teate, et sügisel tulevad valimised, eks? Juba ma ei tea, üle 20 aasta oleme saanud e-hääletada Eestis, aga nüüd lõpuks on koitmas aeg, kus saab teha siis oma hääle andmine mobiiltelefonis. Ja kui enne oli see kõik veel lubadused ja jutt, siis möödunud nädalal sai seda ise igaks ka näha ja katsetada. Sellepärast, et eelmisel nädalal toimus M-valija rakenduse testimine. Ja ma ei tea, kas te vaatasite seda, ma tõmbasin selle äpi alla ja pagan, mul jäi väga hea mulje, kõik töötab. Jah, minul ei töötanud esimese hooga, mul esimese hooga seal mingid serverid andsid erroreid, aga teise hooga töötas ja ma olin ka nii laisk testi, et tegelikult ma ei läinud seda
kontrollima, sest mul ei olnud kohe kuskil mingit teist seadet võtta, seal on ikkagi see. Just, sellele tahtsingi jõuda, see on viimane lüli, et kes, aga võib-olla algusest rääkides siis seal on Smart-ID, mobiil-ID ja väga tore ka siis ID-kaardi tugi, et kellel on moodsam ID-kaart, kus on kiip sees ja telefon loeb NFC, et saab ka ID-kaardiga anda hääle, proovisin ja täitsa hästi sai. Aga sul on õigus, et kogu see asi on väga loogiline, aga lõpeb siis nagu ka arvutis e-hääletamine selle kontrolliga, et skanneeri koodi. Sa ei pea ju seda tegema. See on seda ei pea, kui sa tahad teha, aga jah, mobiili puhul siis peab sul olema nüüd, kui sul arvuti puhul on ilmselt mobiiltelefon olemas ja võib-olla ka vastupidi, siis mobiili puhul on sul vaja nüüd teist mobiili. Just, seepärast ka mina ei teinud, mul ei olnud hetkel käepärast, kui ma seda proovisin. No vot ja see on ka selle valimiskomisjoni pikaaegne vastuargument on, miks nad ei tahtnud teha seda mobiilhääletamist, et inimesed ei saa kontrollida. Küsimus on see, et mis on inimesele lähim teine mobiilne telefon, mingi sõbra või kolleegi või pereliikme oma on ju. Et siis kas sa lähed oma häält näitama teise inimese telefoni või siis nii-öelda pere või sõprade ringis teete ühise kontrollsessiooni, et kõik kontrollivad üksteise hääli. Samas ma küll ei proovinud seda, aga ma saan aru, et sa võid seda ikkagi privaatselt teha, et see ei tähenda nüüd seda, et see siis. Et see ei jää, jah, muidugi. Jah, et sa võtad sõbra või pereliikme telefoni, ütled, et vaatame nüüd, kelle poolt mina hääletasin, sa võid ikkagi minna kuskile vaikselt peitu ja ära vaadata. Seda küll, jah. Sa annad telefoni tagasi. Sul on vaja teist seadet. Igatahes ikkagi tore. Kokkuvõttes on see tore, et ega seda teist seadet sul ei pea olemas, kui sa usaldad teenust ja riiki ja sinu hääl öeldi, et läks kohale, no küll ta siis läks, aga kontrollimiseks on vaja, jah. Nii et loodame, et nüüd testi tuleb, ma ei ole veel näinud testi tulemust ja kokkuvoted valimiskomisjoni poole pealt, aga mulle tundub, et mingid tõrked vist polnud näha, polnud kuulda, nii et. See vist läks üldiselt üsna hästi, jah. Seal üks huvitav nüanss, mida siin kolleegid uurisid siis riigi käest on see, et kui iOS-i äppi saab ka praegu testi käigus sai alla tõmmata, seda äppi poest tegelikult küll avalik, aga selles lingiga sai, eks otsides sai ka. Ja Androidi äpp oli siis APK-na alla tõmmata või mitte, Google Playst installitav, siis küsisime järgi, et kas see nii ka jääb ja siis riigis vastus oli see, et me veel ei tea, aga see võib juhtuda, et see jääbki nii, mis oleks nagu jabur, sest et inimest ei saaks sundida installima äppi kuskilt nagu, põhjendus oli see, et arvutisse pead sa ka ju äppi tõmbama alla installima. Ma ei saanud aru, et kas Androidis ei olnud see Google Play poes? Hetkel ei olnud. Ei, see oli APK-s, võid APK alla laadima ja installima. Et kui sa oled testija, kes on tehnika teadlik, siis. Ja, aga ma sain aru, et see on praegu selle test-äppi ma võin sulle tsitaadi lugeda kohe. Äppi poodi panema, et ikkagi valmis äpp peaks olema äppi poes vähemalt. Ma tegin sellise järelduse. No mina teen ka sellise järelduse, aga Riigi Infosüsteemi Ameti kommunikatsioonispetsialisti Brett-Maria Rikko sõnul testiti sihilikult 2 erinevat paigaldusviisi. APK allalaadimine on kõige lähem praegusel olukorrale, kus hääletajad laadivad valijarakenduse endale arvutisse veebilehelt. Kas ja kuidas valijarakendus valimiste kasutusele tuleb, ei ole otsustatud, nii et nad veel ise ka ei tea, kas nad jätavad samamoodi või nad siis ikkagi panevad selle sinna Playpoodi. Loodame siis mõistlikku otsust ikkagi, et pandaks poodi. Kuulge, aga nüüd lähme siis edasi pikemate ja paremini kõlavate teemadeni. Sony XM6 on nüüd siis olnud kõrvades teil. Rääkisime vist eelmine saade korraks napilt, et neil on tulemas. Ja nüüd on teil siis nii Glen kui Meelis teil mõlemal olete järgi proovinud, võrrelnud kõikide varasemate XM generatsioonidega ka, ma saan aru. Ja, mina võtsin siis mitte rassast kohe ka 5 ja 4, 3 ja 2 ja 1 ei hakanud enam siis tõesti võtma, aga jaa, no kuidas siis võtta pikka juttu või kõigepealt lühidalt kokku on see, et nad on nagu paljudes asjades on need XM6 tõesti läinud paremaks. Ma ikkagi liigitaks selle, et nad on välimuselt natuke sellised moekamad, võib-olla siis natuke paksemad on need kopsikud nagu tunduvad, tagant on täitsa sellised ümmargused, siuksed kenad ja hästi kerged endiselt, küll vist mingid mõned grammid on raskem kui 5, kui ma nüüd päris seda tabelit kohe peast ei suuda öelda, kas olid nemad 254 olid need XM6 254 grammi ja teised 250 ja endiselt Sony klapid on ikkagi ühed kõige kergemad üldse sellistes selles segmendis.
ja füüsilise poole pealt sihuke tore muutus on see nupp, millest sa siis paned kõrvaklapid, lülitad sisse välja. see on selline hästi mõnus sihuke nagu kerge lohukene, et eelnevalt ta oli lihtsalt üks tavaline nupp, mingi selline. mida oli väga kerge segamine, et see oli see probleem. ja nad olid 2 nuppu ja lihtsalt selline nüüd on ta selline mõnus koht nõgu, kuhu siis sõrmega vajutada ja nii et mugavuse mõttes kindlasti plusspunktid. Kokkuvolditavusest oli meil siin juba juttu, nüüd nad saab siis oluliselt väiksemaks teha, kui sai teha 5 või 5 olid lihtsalt tasapinnalised, aga nüüd 6 saab siis voltida kokku selliseks nagu sinna kopsiku keerata sinna sisse, peavõru sisse. Ja kui nüüd kasutatavuse juurde jõuda, siis sama juttu ma ei hakkaks nüüd kordama, mida me eelmises saates rääkisime, et kõik sellised tehnilised parameetrid ongi seal paremad. Mikrofoni on seal rohkem, mürasummutus on vähemalt minu kogemusest tõesti erakordselt hea. Kõnemikrofoni proovisin põgusalt, on vist vahe küll, aga see vahe ei ole nüüd nagu selline päris mäekõrgune, et lihtsalt viite puhul oli see heli natukene nagu robotlikum, ütleme siis nii. Et uute puhul on ta parem, aga kindlasti ei ole ta ikkagi see heli, et me teeme nüüd saadet selle mikrofoniga. Et ma arvan, et endiselt seal on see sama Bluetoothi mingi profiili teema või et see kõneheli on ikkagi kõneheli, et see ei ole mingisugune raadiosaate heli. Põnev oleks tegelikult isegi võib-olla mõnikord kuulda seda võrdlust, kui me saame siin ka oma saates näiteks lasta. Et kui suur vahe on? Kui ma tegin eelmine aasta klappide võrdlust, siis ma salvestasin neid erinevaid ja kuulasin pärast tagantjärgi, aga muidugi ma jätnud neid alles. Aga vaat nüüd ikkagi suur loom toas on heli ja heli, kuidas ma siis ütlen, kuna New Yorgi profid on seal oma käevist külge pannud, siis ei tohi enam midagi halvasti öelda. Kas sa kuulsid neid profide käsi seal kuskil? Ma ei tea, selles mõttes. Kas sinu profi see kõrv nagu tunniks paremini? Kõige kurvem kogu selle asja juures on see, et tegelikult XM5 ehk eelmine põlvkond kõlavad, mina kasutaks sõna paremini. Ehk et ma ei tea, terminid paremini ja halvemini on väga subjektiivsed. Ja selles mõttes tasuks pigem vaadata siis otsa faktidele, mis kõrvaklappide puhul on siis sageduskarakteristik. Ja XM5 kõlasid natukene säravamalt keskriba mõttes, neil oli rohkem sellist 3000 hertsi sinna kanti ja samal ajal neil oli natuke vähem seda päris kõrget sagedust ehk et 10 000-st ülespoole XM5 olid pigem nagu juba natuke mahedamad, et sealt hakkas siis see sagedusgraafik kiiremini langema. Qtega on juhtunud nüüd selline asi, et Qtel on siis tõstetud seda kõige madalamat osa ja tõsi, natuke on langetatud sellist 200 hertsi piirkonda, mida viitel on rohkem. Ehk et võib-olla kohati viied kõlasid siis, ma ei tea, kas soojemalt või võib-olla ka mudasemalt, seda on nagu Qtel natuke vähem. Ja Qtel siis seda keskriba on ka vähem, seda sellist 3000 regiooni, kus on selline nagu infosagedus võib-olla kõrva jaoks väga sellised olulised ülemhelid. Seda on nagu vähem, aga samal ajal on siis Qtel seal kõrgete sageduste osas toimub mingisugune väga kummaline asi, et kusagil 10 kilohertsi kandis need kuued väga kitsalt võimendavad ühte sellist kitsast sagedusriba ja kõrgeid on ka üldiselt natukene rohkem, aga see hästi kõrge selline piik või tipp, see mõjub kuidagi, mina jälle kasutaks sõnaga skeemiliselt, ehk et kui nende klappide heli on selline, et see kõrged sagedused, nad ei kõla nagu puhtalt, et tänu sellele, et seal on see hästi kõrge selline tõste 10 kilohertsi kandis, see nagu igale loole või igale muusikapalale lisab küll sellise nii-öelda kõrgete fooni igal juhul, sest kui isegi kõrgeid on vähem ja see 10 kilohertsi juurest hästi kitsalt neid tõstad, siis sa nagu sellise kõrgete sageduste vaiba laotad nagu igale poole peale, aga see vaip ei ole nagu puhas, sest see ei ole tegelikult loomulik, sest kui neid kõrgeid sagedusi seal nagu originaalis sellisel kujul polnud tõsta vaja, siis kindlasti ei tohiks kõrvaklapp teha sellist hästi kitsast sagedus nagu korrektsiooni, sest seda ei saa ühegi equalizeriga siluda. Et sa saad loomulikult Qtel ka equalizeriga kõrgete osa siis kas vähendada või keskmiseid natuke tõsta, keskmiseid saadki säravamaks ja tegelikult saad selle pildi võib-olla siis sarnastaks viitega, aga sa ei saa seda
seda kõrgete otsa sa ei saa nii läbipaistvaks ja ilusaks, sest et viitel sellist imelikku jõnksu seal pole. Ja kui sa tahad viisi saada natukene säravamaks, jumal küll, keera equalizeriga juurde ja sulle tuleb ka kõrgeid juurde. Aga kuute puhul see equalizeriga möllamine ei too tulemust, sellepärast et see klappide tehtud korrektsioon jääb sinna igal juhul sisse ja ta lihtsalt, ta ei mõju nagu puhtalt, ehk et kuulata siis ükskõik millist muusikat või heli, kogu aeg sa nagu, mul on selline mulje nagu, et ma tahaks nagu piltlikult teha nagu natuke akna lahti, et kogu aeg nagu midagi nagu matab või ei ole nagu loomulik. Ja võt sinna see nüüd jääbki, et see erinevus loomulikult ei ole mingisugune suur ja kui ilma mingi referentsita võtta need kuued ja nüüd panna pähe, siis ega esimese hooga tundubki, et heli on siuke mõnusalt, natuke mahe, mõnusalt bassi, tüse, samal ajal midagi otseselt ei häiri, kõrged on ka nagu olemas ja selles mõttes esmapilgul ongi kõik nagu hea. Aga kui sul on referentsi ja üks nendest referentsidest kahjuks ongi seesama XM5, siis läheb nagu olukord natuke kummaliseks, et miks ma siis nüüd peaks väga neid kuusi tahtma, kui XM5 tegelikult on samalaadse nii-öelda helipildiga ka parem või läbipaistvam või loomulikum. Sellised segased tunded, ma ei tea, mida seal New Yorgi mehed nüüd teinud on või palju nad nõu andsid. Kas võib-olla on see põhjus, et sa oled nüüd otseselt kuulanud neid New Yorgi meeste käsitööd viite peale või et kas see on sellepärast ära tuntav või sa ütled, et see on nagu igas olukorras ära tuntav? Ta on ikka igas olukorras, see on ära tuntav, et kui sa kuulad neid, siis sa saad aru, et seal kõrgete sageduste osas seal on midagi natuke valesti, et seal on midagi valesti, see ära ja see valesti ongi see hästi kitsas korrektsioon, et kitsad korrektsioonid sageduskarakteristikus on väga halvad asjad, sest et neid ei saa kuidagi pärast siluda ja mida iganes sa equalizeriga teed, siis kitsas korrektsioon peab olema väga õige koha peal, et tegelikult erinevates muusikapalades või erinevates, kuidas ma ütlen, tehes ka ise masteringi, siis tegelikult kitsas korrektsioon on omal kohal. Kui sa tead vastavalt millise muusikapala ja millise sageduse lõikes sa seda kitsast lõiget teed, siis sa saad väga häid tulemusi, aga see, kui kõrvaklapid, mis on nagu üldiselt ju korrigeerivad kõike, mis nendest läbi läheb ja teevad kogu aeg seal oma mis iganes 10,542 hertsi peal siis seda kitsast korrektsiooni, siis see võib mõne loo puhul sattuda juhuslikult äkki väga õigesse kohta. Võib-olla mõne loo puhul ongi äge, aga mingi teise loo puhul on see nagu täiesti vastunäidustatud. Nii et selles mõttes peaks jääma nagu laiatarbetehnika equalizerid alati selliseks laiapinnaliseks või see number, see Q, mis näitab siis kui kitsalt ta mõjub, see peaks olema nagu hästi lai, et see ei tohiks olla siis selline kirurgi noaga. Nii et ma ei taha nüüd kuidagi kõlada, et need kõrvaklapid on nagu halvad. Kindlasti mitte, nad kõlavad väga mahedalt, tüsedalt, ürasummutus on väga hea ja kõik need asjad on nagu head, aga kes tahab sellist rohkem selgust ja rohkem sellist loomulikust helisse, on nagu viied parem valik ja ma kuulasin muide neljasid, et neljade puhul tuleb küll öelda, et neljad olid ka natukene sellised keemilise kõlaga, et viied nagu seni mulle selles XM-ide reas on kindlasti, mina paneks nad nagu esikohale heli poolest täna. Paneb mõtlema. Ma siia võrrendisse panen ka hinna. Ma vaatasin siis täna, et XM6 on nüüd mitte rassa müüb 480 euroga. Päris krõbe hind juba ühe kõrvaklapi paari eest, olgugi et ka konkurendid muidugi samas klassis on ju sama kallid, et seal võib-olla pole siis midagi öelda, aga mis on väga tore, et mitte rassa müüb ka täna XM5 ja võite arvata, mis hinnaga saate täna osta siis XM5 mitte rassast. 300-350 vahel ilmselt kuskil. No just 320 euroga, mis tundub ju nagu, minust peaks meie saate kuulamise selle koha peal lõpetama, et tormama praegu poodi. See ei ole ju tegelikult uudis. Mina arvan, et peaks lõpuks tormama Sennheiserit ostma, aga see selleks, eks ole, et see on maitse asi, mis teevad paremat häält. Aga kui sa ikkagi tahad Sony XM-seeria kõrvaklappi, siis ausalt öeldes 320 euroga osta XM5 on väga hea diil uute klappide jaoks. Sony jätab ka XM4 valikusse, ehk siis ka need tehakse edasi. Vaat neljade kohta ma ütleks, et neid ei tasu tormata ostma, aga viisi võiks küll tormata ostma. Aga võrdleme konkurendiga, et me oleme ju kuulanud ka konkurenti, nii et mis me sellest arvame? No räägi konkurendist ise natukene pikemalt, mis see on? Ma räägin ise konkurendist, sest et
siis me saame teada, kas me vaidleme või mitte. Aga et pikk juttu lühidalt alustada on siis lugu selles, et kuulasin Bowers & Wilkinsi ehk B&W BX7 S3-sid ja eelmine aasta, nagu ma just siin rääkisin, tegin ma ühe kõrvaklappide võrdluse, kus oli siis ka need Sony XM5-d ja siis need Bowers & Wilkinsi selle mudeli eelkäijad ehk siis BX7 S2E-d ja need S2E-d said selles minu testis 6 mudeli hulgast viimase koha. Tõesti, et see heli kohe ei meeldi mulle kohe üldse. Oli siuke tühi ja kõle ja minu maitsele väga imelik on, et kõik need omadused olid ka siuksed kehvad, müra summutus oli kehv ja nii edasi. Ja siis, kui ma need S3-d nüüd endale proovida sain Euronixist, siis ma kohe esimese hooga mõtlesin, et kindlasti ka kehvad ja nagu siin Euronix kontakti hoiatasin, et kui see mulle üldse ei meeldi, siis ma ütlen, et see mulle üldse ei meeldi. Ja siis, kui ma kuulama hakkasin, siis mul, ma ei tea, karpelis lahti ei jäänud, aga üllatus oli suur küll, sest et nad on teinud kõik nii driverid või siis valjuhääldid kui ka võimendi ja takid ja kõik on teinud uueks ja see on helis väga tugevalt tunda, sest heli oli, ma ütleks, et väga hea, võib-olla on ülivõrre, aga hea igal juhul, et mulle see heli meeldis. Bassi ei ole nii selline paks nagu on Sonydel, aga ta ei ole ka nii mudane kui Sonydel, et ta on kindlasti konkreetsem. Kõrgsagedused minu arust kõvasti paremad kui Sonydel on ja minu arust detailsus on nagu, ma julgeks öelda, parim detailsus minu kõrvade jaoks, mida ma olen siin alla 500 euroste klappidel viimasel ajal kuulnud. Müra summutus on tehtud ka kõvasti paremaks, loomulikult jääb Sonydel alla, jääb ka Bose'idel alla, aga Sonosest ja Sennheiserist on parem. Läbikostvuseks siis see tänavamüra transparency mode on ka väga hea ja ma ütleks, et üks parimaid jääb küll alla AirPods Maxidele, aga siiski on parem kui Sonydel. Näiteks mikrikvaliteet on Sonys kehvem, kohe nagu selgelt. Aga nad on hästi stiilsed, hästi kvaliteetselt tehtud, hästi mugavad, kõvasti õhemad kui eelmine mudel oli. 2 asja, mis mulle nende juures ei meeldinud. Üks on see, et see on maitse asi, et füüsilised nupud mulle meeldivad, siis puututundlikud nupud, nagu on Sonyl ja Sennheiserid, aga ma tean terve hulka inimesi, kes vihkavad puututundlikke nuppe, kelle meeldivad füüsilised. Et füüsilised nupud on siis nagu üks natuke liiga ligidel ja suuremate näppudega võib-olla neid ebamugav vajutada, aga töötavad mitte nii hästi kui Sonose füüsiline nupp, aga siiski nad töötavad korralikult. Ja teine nõrk koht on äpp, et äpis on siis, kuna see on Sonose, mitte Sonose, vaid B&W üldine äpp, mis on nagu Sonosele sarnaselt mõeldud siis kogu nende ökosüsteemi juhtimiseks, siis siin on topitud hästi palju neid erinevate streaming platvormide liideseid külge ja sa ei saa neid sealt eemaldada ja kogu see klappide juhtimine on kuskile nurga taha ära peidetud nii-öelda, kui ma tahan equalizerit seadistada, siis ma pean mitu korda vajutama. Muutunud on ka see, et kui eelmine aasta oli siis kõrgete basside sageduse reguleerimine, ehk siis nagu nii-öelda kaks regulaatorit, sel aastal on 5-ribaline equalizer ja on lisandunud ka siis võimalus salvestada endale lemmik nii-öelda siis selliseid lemmik heliprofiile, et Sonil muidugi on äpis väga palju asju, seal saab igast imeasju teha ja kõrvaklapi testid ja värgid või kõrvatestid ja need asjad, et Soniga üks äpi kasutusmugavus ega lihtsus ei ole võrreldav, aga iseenesest need klapid kui sellised minu kõrva jaoks pakkus mulle üllatust just selles võtmes, kui palju paremaks nad on muutunud eelmise aasta mudeliga võrreldes minu kõrvas. Lisaks on see, mida Sonil ei ole, mis neil on ja mis ka tegelikult Sennheiserit ja Sonostel on see, et neil on USB-C juhtmega heliedastuseks, kui mu klapid laevad arvuti küljes, näiteks ma saan kuulata kaabliga kadudeta muusikat, mida ei ole, on kõrvaklapipesa, ehk siis tal on küll kaasas kaabel, mis läheb USB-C-s kõrvaklapipesasse, aga see tähendab seda, et kui ma panen nad kõrvaklapipesa külge, siis ma pean klapid sisse lülitamas välja tasandis, nad ei tööta erinevalt Sonist. Et aga jah, üldiselt maksavad 429 eurot ja ma julgeks öelda, et odavamad kui XM6-d, kallimad kui XM5-d, odavamad umbes sama hinnaga, mis Sonosed sõltuvad kohast ja ma ütleks, et mina olin positiivselt üllatunud, sest et ma ei oodanud, et need teevad nii head häält ja erinevalt eelmise aastal ma julgen neid soovita inimestega, kes tahavad selliseid ülikonna juurde kõrvaklappes, nad näevad tõesti nagu viisakad välja, et kui sa paned XM6-d pähe, siis näed välja nagu ära eksinud tulnukas, eks ole, kui sa paned need pähe, siis sa näed välja nagu ärimees. Et selles mõttes, et see on nagu vaieldav kindlasti. XM6-d on tõesti ülimalt minimalistlikud, matt plastik, paksemad. Ma ei tea, ma ütleks vastupidi, et nad on nagu silmapaistvad, mitte minimalistlikud. Minimalistlikud on need S3-d. No minimalismi all ma pean silmas seda, et siin ei ole nagu mitte mingeid tekstuure, mitte mingeid kirju, mitte mingeid nähtavaid nuppe, et nad lihtsalt on sellised siledad matist
joonest ilma mingisuguste nii-öelda mingiste reljeefsustega pinnad lihtsalt. XM6 puhul oli ka veel see, et mida ma oma XM3-de puhul, mis mul isiklikult kapid, mis mul praegu peas on, näiteks ei ole seda muret ja ma ei mäleta, kas XM5 ma proovisin need valged, see oli paistnud see vist välja, aga need mustad XM6, mis minu käes korraks olid, iga kord, kui ma neid puutusin, ma nägin, kuidas siin jäävad järgi mingid õlilaigud ja ma kartsin, et ma tõmbasin kohe peale mingi kriimu, mis ei ole minu klapid ja ma need kohe tagasi andma, eks ole, see nad tundusid kuidagi sellised, ma ei tea, kas õrn ei ole õige väljend, aga kergesti mustaks tehtavad ja kriimustatavad. Tead sa, see materjal on, jah, ma praegu mudin neid parajasti käes, et see materjal on nagu selline, ta on selline kummine materjal, mis tõesti sõrmejälgi ja niisugust muud imelikku ollust kogub tõesti väga hästi. Samas PX7 S3-d, eks ole, on sellisest riidest ja metallist ja sellised eriti kvaliteetse disainiga, aga räägi, mis sina arvasid neist? Nad on jah, disaini mõttes eksklusiivsed, aga võib-olla ka teistpidi, ma ei kasutaks sõna võib-olla vanamoeline, aga Sony klassikaline on see Sony lageduses või minimalismis on nagu oma võlu natukene, et need Sonyd on tõesti nagu sellised ülimalt disainivabad, aga nagu heas mõttes. Aga peas ma ei saakski nagu öelda, et üks oleks mugavam kui teine, et Sonyl on need servad või need padjad on paksemad, aga teistpidi jälle on, kuigi XM6-tel on ka tugevam see clamping force mõndas surve kui on XM5-tel, aga S3-del on see surve veel tugevam, mis paljudele ei meeldi, minu suure pea puhul eriti, kuigi ma peaks ütlema siin jälle eelmise mudeliga võrreldes, eelmine S2, PX7, S2E-d olid panid mul kõrvad valutama, et need S3-d enam ei pane, et nad on tegelikult, ma hoidsin mitu tundi veas ja kuulasin ja täitsa okei oli, et ei olnud hullu midagi. Aga Sonyd võivad paljudel olla mugavamad. Kõrvapaid ja servad on pehmemad tegelikult, aga lihtsalt väiksemad. No on ka palju pehme ja muideks üks asi veel, et ma ei tea, kuidas sul oli, aga Sony on ju pannud nüüd oma, ma ei mõtleks parempoolse kopsiku sisse selle valjuhäldi peale pannud mikrofoni, mis peaks paremini aitama müdasummutust teha ja see ulatus minul vastu kõrva ja see häiris mind, ehk siis nad ei on, kui tunduvad sügavamad, aga tegelikult on õhemad need padjad ja S3-del nagu seda probleemi ei ole, nad olid sellepärast häirisid mu kõrvu vähem. Aga kui nüüd kui ma helist peaks veel rääkima, sa küsisid, et tead, selles mõttes on sul kahtlemata õigus, et nad on säravamad ja neil on seda keskriiba rohkem, aga nad ka rõhutavad hästi teravalt 7-8 kilohertsi vahelist ala, et see oli jälle üks koht, et on olemas mingid lood, võib-olla näiteks teatavatel lauljatel S-täht näiteks või mis iganes muu sagedus. Et võib juhtuda lihtsalt, et see 7-8 kilohertsi kandis olev asi tuleb liiga esile, et nad tõesti nagu tõstsid seda nagu kohe väga palju ja seetõttu ta lisab tegelikult muusikasse, jah, see sagedusriba ei ole veel see, ta lisab just nimelt sära ja ta lisab ka nagu selgust, aga nad oleks võinud olla nagu natukene nagu vähem, et see nagu minu jaoks tõmbab seda üldist balanssi alla, aga põhimõtteliselt nad kõlavad tegelikult nagu rohkem siis sinna minu lemmikklappides MDR 7506 liigasse, ehk et nad mängivad keskmisi sagedusi rohkem, bass on nendel tõesti selline puhtam, madal bass ja on ka täitsa olemas, aga võib-olla ongi natuke vähem veel sellist 100-200 hertsi, nii et see bassi sellist muda on vähem. Et selles mõttes ma täitsa nõustun, et kui ma võrdleks neid XM6-ga, siis ma ka eelistaks kindlasti neid, aga kogu sellest kolmikust, kui sinna jätta ka veel XM5 ja vaadata selle hinda, siis mina võtaks täna XM5-d ja kelle heli ma saaks ka equalizeriga veel natukene väga sobivaks tuunida, sest et XM5-tel nagu puudub selline kitsaste sagedusvahemike korrektsioon, mida ka need Powersid natuke teevad, et ma tahaks sealt väga täpse equalizeriga nudida seda mingit 7000 pluss hertsi ära ja siis oleks väga hästi. Nudimisest rääkides üks asi, mida me rääkisime äppidest, siis üks asi, millest me rääkinud on see, et XM6-tel on 10-ribaline vist, kui me equalizer, ta vana 5-ribalise asemel ja ei ole enam seda superbassi eraldi reguleerimise võimalust, et see on nüüd viidud nagu sinna equalizeri sisse või et see on nagu muudetud. Sony on pikalt teinud seda eraldi superbassi liukurit, mida enam ei ole. Aga kui sa ütlesid, sina ostaks XM5 enne, siis ma jätkan oma jonni selle koha pealt, et tegelikult ikkagi, kui sa otsid klappe ja sul ei taha palju kulutada ja siin väga ei huvita, mis muud need klapid välja näevad, siis endiselt see Momentum 4 250 euro eest teevad paremat häält kui XM5-d ja maksavad poole vähem kui need S3-d või XM6-d.
mürasummutus on kehvem kui kõigil neil, aga heli on parem kui enamusel neist, nii et ja maksavad poole vähem. Tead, siin kohe siis võtangi valihelist need omale prooviks ja kui meil klapi testid siin jätkuvad, siis huvitab ka mind kohe see väide proovida, et kas nad on tõesti siis nii head, et miks mitte. Võib-olla sulle ei meeldi üldse. Võib-olla mul üldse ei meeldi, et tahakski seal nagu. Aga kui sa proovid, siis hoia peas seda mõtet, et maksavad 250 €. Ja, ei no igatahes, et hind on kahtlemata oluline faktor, et ega see ei tähenda nüüd seda, et siis XM5 kuidagi oleks, et selle raha eest, XM5 oleks ka hea kõrvaklapp ka 400 €. Tegelikult ju ka eelmise aastases testis, kus olid ka XM5, eks ole, siis ma võrdlesin ka ja mõtlesin, et kas tõesti nagu Bowers & Wilkins küsib nagu nende klappidest 450 € ja pakub meile sellist kräppi heli mõttes. Siis sel aasta ma julgen öelda, et nad on väärt 430 €, kuigi jah, mõne ja samamoodi ma julgeks ka seda öeldes, et kui me võrdleme Sonyga, siis Sonyd on XM6, XM5 mõlemad on siuksed R&B ja hip-hopi klapid ja need Bowers & Wilkinsid on siuksed rocki klapid. Aga no lõpetame siis sellises mõttes ikkagi nagu positiivsel toonil, et minge mitte rassasse, minge T1 poodi, XM6 on seal olemas. Pange nad omale pähe ja kuulake. Ja kui teile tundub, et see heli on hea ja meie jutt mingitest sagedustest ja muudest asjadest teie kõrva jaoks ei päde, siis ongi teie kõrvadel õigus. Nii et ma kuidagi ei taha nagu öelda, et need XM6 oleks nagu alklapid. Neil on väga palju asju tehtudki hästi. Nad on, ma ütlen veel kord, summutavad erakordset müra, kõik muud nüansid, väga korralik äpp, mõnusad, kerged, mugavad, käivad kokku, volditavad. Nii et seal on häid omadusi küll ja kui see heli meeldib ja ikkagi nükimehed on seal nüginud seda heli, siis miks mitte, andke minna, aga loomulikult raha tuleb ka nende eest maksta. Just, ja kui sulle meeldis need briti stiilne klassika, siis mine Euronixist sa võtta oma need Bowers & Wilkinsi BX7 S3-d ja ongi. Muidugi ma ütleks, et klappe tasub alati kuulata ennem, kui see võimalus vähegi on. Absoluutselt. Sest meie kuulame siin teie eest, aga tegelikult minu kõrvad ei kõrva kuskil ja Kenni kõrvad on kliiniliselt. No jah, ei pruugi ka üldse olla kellegi kolmanda kõrvad. No aga tõmbame siis sellele joone alla tõesti, iga oma kõrv on kuningas. Räägime hoopis enne saate kinni panemist täna viimasest asjast, mis on muide ka väga huvitav seade, millega kuulata muusikat. Ja see seade, selleks saab kuulata moodsamat prantsuse muusikat, Jean-Michel Jarre'd näiteks, võime promoda kõigile. Ja see on eriti tore, et see seade mängib teile Jean-Michel Jarre muusikat isegi siis, kui te ise seda seadet ei oma või ei kasuta, see sõidab teist mööda 4 rattal, sest see seade on Renault 5. Renault 5, kas see ametlik nimi on E-Tech ka või? Vist on seal E-Tech ka kusagil peidus, jah. Renault 5-sid on olnud siis loomulikult läbi aastakümnete mitte elektrilisi. Ühesõnaga, see on Renault uus väike elektriauto, 4 ust, 4 ratast, aga muidu on väike käbe kihvt. Aega on vähe, ma lähen kohe teemasse, ma ütlen ära, mis minu selle masina puhul on esimene asi, mis on õigesti tehtud. Et on võetud tänapäeva digitaalse ajastu juht ja auto ja pandud need mõnusasti kokku. Ehk siis Glenn, kui sa sellega ringi sõitsid ja me tegime tiiru, siis auto opsüsteemiks olev Android Automotive on iseenesest juba hea ja teistelgi olemas, aga see, kuidas ühildad kasutaja eelistused autoekraanidega, see nagu lõpuks ometi on asi korras. Väike näide on kõige parem näide, ma arvan see, et autos on 2 ekraani. Üks neist on siis nii-öelda armatuurlaua indikaatorite ekraan ja sinna läbi Android Automotive saad panna mis tahes navigatsiooni äpi. Ja kaasa arvatud siis Waze'i näiteks, mitte ainult Google Maps'i, eks. Et lõpuks ometi nagu, et mina kui kasutaja saan seadistada seda infosüsteemi, mis seal autos on. Et midagi need prantslased kuidagi aru saanud, et niimoodi tuleb neid elektroonilisi vahendeid autojuhile lasta kontrollida. Siin üldse neid nüansse, see auto muide on ju võitnud, kui ma õigesti olen aru saanud, juba Euroopas aasta autotiitli, nii et siinkohal on väga paljud arvanud, et see auto on hea. Me kõik kolmekesi tõesti selle autoga siis ka ringi sõitsime, mina natukene rohkem. Ja see summaarne tunne ongi, et seal autos on
peaaegu, no ma ütleks, et vist 98,4% väikestest asjadest on tehtud õigesti. Ehk et nagu jääb mulje, et nii insenerid, disainerid kui kunstnikud kui ka võib-olla siis Jean-Michel Jarre on kuidagi ühe laua taga istudes saanud teineteisest aru, et ei ole seda tunnet, et mootori tegid ühed mehed ja sisustuse tegid kolmandad ja siis midagi tegid veel neljandad ja viiendad ja siis lõpuks kuuendad panid kokku. 5 aasta tagune infotainment süsteem kivitati otsa veel ja. Ei, seal on alates sellest infotainmentist, millega kirjad fondi suurustest oli meil just juttu eelmises saates, et on siin osad autod, kus on see nagu iMac oleks tõstetud teile autosse. Seal seda ei ole, kõik on väga loetavad, kõik on väga hästi lahendatud, seal on ka nupud olemas, väga õigete kohtade peal, kas või ohutulede nupp, see on seal kohe keskel näpu ulatuses. Kliima, temperatuuri, seadistuste nupp, see on sul kohe seal ees. See nupupaneeli alumine osa on isegi üks reljeefse või niisuguse perforeeringuga või niisuguse kareda pinnaga, et sa saad sinna oma näpu siis peale toetada. Siis väga tore lahendus on see nupp, mis võtab ära kõik need autohoiatused, tänapäeva autod ju uuest peast. Tõesti, väike aga nutikas asi. Ja kõik nad teevad ju erinevaid hääli ja need hääled siis hoiatavad sind kiiruse ja tähelepanu ajumise ja mille iganes eest. Ja noh, teadagi, kas neist kasu on nüüd küsitav ja seetõttu on Renault teinud väga kavalat. Juhi ukse kõrvale sinna vasaku käe ulatusse on pandud eraldi nupp minu personaalsed seadistused ja loomulikult sa võid minna menüüsse ja siis ta panna nii palju linnukesi nende hoiatuste juurde, mida sa ei taha kuulata. Ja kui sa teed topeltklõpsu sinna nupu peale, siis on need hoiatused kõik deaktiveeritud ja nii lihtne see ongi, et see on lihtsalt üks pisike nupuvajutus. No ma võiks tegelikult nendest väikestest nüanssidest jäädagi rääkima, no ütleme kas või selline pisike nüanss, mille puhul muidugi pean ka tunnustama jälle vaakgrupi autosid. Kui sa teed laadimispordi lahti, siis selle ala või selle vahelduvvoolu laadija ees ei ole mingit vastikut kummiriba otsast tilbendavat lisaklappi. See hakkab pikas perspektiivis nagu ilgelt närvi ajama, sest et autod sa laed igapäevaselt ja väga paljudel autodel, kaasa arvatud nendel hiinlastel ja ka teistel brändidel on millegipärast sinna alla pandud, et tavaliselt on seal nagu 2 klappi, et seal on siis üks klapp katab seda kõrge pinge osa ja teine klapp katab seda vahelduvvoolu osa, teine on see alalisvoolu osa. Ja siis kui sul selle alalisvoolu või vahelduvvoolu osa ees on ka see kummiklapp, see on lihtsalt jube tüütu, sa pead selle kogu aeg ära sikutama, siis paned laadima, võtad laadimast ära, jälle sa pead selle klapi sinna nikerdama. Et ma nagu kahtlustan, et selline labiilsema närvikavaga tüüp nagu mina mingil hetkel lihtsalt lõikab selle klapi sealt ära. Ja Renault ka seda klappi seal ei ole väga hea, sest et sa teed luugi lahti, paned lupsti auto laadima, ära luuk kinni, kui sa lähed siis kiirlaadijasse, tõsi, siis sa pead seda klappi võtma, aga kiirlaadijas sa käid tunduvalt harvem. Siis vanast heast Nissan Leafist, ilmselt millega ka Renault on tihedaid sidemeid, on 2 väga nutikat asja. Auto kapoti peal on omamoodi disaini elemendina selline täht 5, mis on tegelikult aku laetuse indikaator. Ehk et kui sa paned aku laadima, siis sa näed tegelikult kohe, kui täis ta parajasti on. Täpselt nagu Nissan Leafil olid armatuuri peal 3 tuld, 3 sellist sinist leedi. Kohe oli näha, kas sul aku on täis või ei ole. See on tõesti üks nagu äge väike detail. See on nagu maskeeritud ka selliseks disaini elemendiks veel, et sa alguses ei pruugi aru saada, et see üldse midagi sellist sisukat näitab. Isegi tundub alguses turbo sissevõttu avamoodi, siis vaatad, et turbo ei saa see olla ja siis ta välja, see on aku indikaator. Ma uurisin pärast seda, kui me sellega sõitsime korraks ja siis ma sain aru niimoodi, või mul jäi selline mulje, et see ilus aku indikaator 5 numbriga klaasakna taga on olemas siis kallimate versioonide mudelitel, ehk siis need, mis on nagu suurema akuga ja kangemad, need odavamatel seda ei ole. Et nii, et kui tahad ilusat indikaatorit, pead rohkem raha välja käima ja enda parema versiooni osta. No vaat, siis seal laadimispordi kõrval on veel teine väga arukas ja mõistlik nupp, bypass timer või et mine timeri settingutest üle või ära kasuta timeri settinguid ja selle mõte ongi selles, et kui inimene on pannud omale näiteks timeri, et ta öösel laeb akut ja nüüd tuleb päeval koju, aga vaja on sõita juhuslikult Tartusse, siis ta paneb aku päeval, tahab panna laadima, aga selleks, et aku hakkaks päeval laadima, peaks ta nüüd minema menüüsse ja sealt menüüst siis deaktiveerima timeri, sest auto ootab ju ööd, et laadida. Ja Leafil oli täpselt see nupp ukse kõrval ja Renault 5 on see seal kohe laadimispordi kõrval.
taimerist nii-öelda keeldumine ja sa saad panna lupsti auto kohe päeval laadima. Jälle nagu superfunktsionaalsus. Mina, kui teie olete mõlemad elektriauto inimesed ja mina ei ole ja kogu see jutt on minu jaoks üllatav. Et ma ei teadnud, et see asi niimoodi käib, sest et mina arvasin, et auto on auto ja auto laeb, kui talle voolu antakse ja taimer on nii-öelda selles laadijas või nii-öelda nutikus on selles asjas, mis nagu mulle seda voolu annab. Taimer on sul autos. Sa saad autost öelda, et lae mu auto niimoodi, et iga päev näiteks kella 8 hommikul on mul auto täis, eks ole. Ja üldiselt on see väga mõistlik, sest auto ma saan sellest aru, aga ma arvasingi, et sa ütled seda, ma ei tea, voolu või mille iganes muu laadjale, et pane nüüd taimeriga parima elektrihinnaga see asi laadima. Võib-olla millest sisjuhatus, kuidas Jean-Michel Jarre asjasse puutub. Tõsi, sellest peab kindlasti rääkima. See on väga... Ja, et see tundub alguses ka selline, ma ei tea, gimmick on see ingliskeelne sõna ja tõesti ma seal kaevasin menüüdes ringi ja äkki vaatan, et et jalakäija heli. See on siis teadupärast see heli, mida siis kõik need autod, mis on elektriga ja ei mürise, siis väljaspoole teevad, et oleks siis jalakäijatel kosta, kui nende poole läheneb ähvardavalt aeglane elektriauto, sest et see heli siis on kiirusel kuni umbes 30 kilomeetrit tunnis. Ehk sellisel aeglasel majadevahelisel kiirusel teadupärast siis kõik elektriautod sumisevad või teevad trolli häält või rongi häält ja vaat selle heli on siis kujundanud seal Jean-Michel. Isiklikult menüüst saab küll valida aga 3 erineva variandi vahel, millest üks minust oli selle heli peaaegu väljalülitamine. Ja see heli, kui alguses tundub, et mida Jean-Michel seal ikka nii väga teinud on, võib-olla ei olegi, aga ta kõlab niimoodi nagu, ta on C-mažoorist ja ta kõlab nagu oleks hästi-hästi mitu kihti harmooniaid, alustame nagu 3 kõlast, ehk ta kõlab nagu üks suur maheakord, nagu selline suur ühendkoor laulaks laulukaare all kaugustest C-mažoori akordi ja kui sa hakkad nüüd kiiremini sõitma, siis intensiivsemaks muutuvad järgmised noodid sellest helistikust, ehk et juurde lisandub näiteks mi või e-noot, siis juba lisandub ka juurde g-noot, siis ka teine aste d-noot, ehk ta läheb selliseks klaster või kuidas ma ütlen, kobarakordiks ja kui sa jälle aeglustad, siis jääb alles jälle domineerima see do või c-noot niimoodi nagu hästi avaralt lauldun, et see on tõesti nagu ilus, et kui sa sõidad mingi seina läheduses, sõidad akna lahti, siis täitsa nagu sa kuulad, kui ilus ja selline harmooniliselt ja toredasti see kõlab ja see on see, mida siis jalakäijad saavad kuulda, kui Renault 5 nende kõrval sumistab. Ja muide, samamoodi siis ka C-mažooriga sobivad kõik need muud helid, mis ka auto seest kostavad. Ehk et ka turvavöö heli ja need hoiatuse helid ja need kõik moodustavad ühe helistiku. Et seal ei ole nii, et nad on mingid suvalised plännid mingi suvalise kõrgusega. Ja kui sa istud ka autosse sisse, siis kostub selline žarreelik, selline süntesaator, retrolik niuke avaheli loomulikult. No võtame siis kokku, et prantslased on teinud ühe kihvti väikse auto ja oma ajastus, oma generatsioonis kindlasti üks särav mudel. No me ei rääkinud muidugi sõnagi sellest, mis võib-olla siis tõelise autoentusiaste võib-olla huvitab, et ta on esiteks elektriautodes kallal kerge, ta on 1,5 tonni, mis teeb tast ikkagi väikese auto. Kuna ta on esiveoline, siis ta loomulikult sikutab rooli või vähem või rohkem, kui sa oled harjunud tagaveolise autoga, siis sellega on nagu see rooli keeramine rahulikum. Aga ta kokkuvõttes jättis siis võib-olla nagu autona nagu sellise mulje, et ta on nagu päris auto. Ta on küll väike auto, aga ta ei ole nagu selline nagu väike auto, mis tahaks olla suur auto, aga ta tundub sellise päris autona, mis juhtumisi on nagu tegelikult väike. Nii et temaga nagu väga hea on sõita nii linnas kui ka maanteel, et sa ei tunne ennast seal kuidagi sellises, ma siin Volvo kontekstis kasutasin sõna nagu kaubik või et sa ei tunne ennast seal autos sellise nagu ajutise kohana, kus sa korraks oled ja siis tahad juba ära minna. Et kõik on seal õige, kõik on õige, helid on õiged, nupud on õiged, ta on suhteliselt vaikne, mitte küll tõsi kõige vaiksem, aga siiski ikkagi pigem on ta vaiksepoolne ja temaga sõita lihtsalt on erakordselt hea, nii et ma saan täitsa aru, miks ta on nii kiidetud ja hinnad algavad, eks te võite ise minna vaadata 27.8, seal on 2 akuversiooni ja see 52 tollise, 52 kilovatt-tunnise akuga ta jõuab siis suvistes oludes võib-olla tõesti seal 350 isegi rohkem kilomeetri kaugusele. Ja talvistes nagu vähem, minul jäi see keskmine elektrikulu meie ilmade juures praegu sinna 15-16 kanti, nii et ta on selline
keskmiselt ökonoomne, võib-olla mitte liiga, võib-olla ma sõitsin kohati nagu ka rapsakamalt, aga seal on üks hästi tore nagu see prognoosnäidik ka, et kui me siin eelmises saates just rääkisime ka sellest, et kui hästi või halvasti autod prognoosivad sõiduulatust, siis seal lisaks sellisele keskmisele prognoosile on selline näidik, kus ühel pool on siis nagu linnaprognoos ja teisel pool on maanteeprognoos. Ja maanteeprognoos oli nagu erakordselt pessimistlik ja linnaprognoos tundus väga optimistlik, mis oligi väga tore, et kui sa laed nagu aku täis, siis tegelikult mulle tundus, et see maanteeprognoos oli küll selline, et ma ei tea, kas ta näitas mingi 200 millegagi kilomeetrit, et see nagu tõmbas sind kohe maa peale tagasi, et ilmselt oligi mõeldud, et kui sa hakkad siis võib-olla tõesti 130-ga sõitma, vaat siis on hea, kui sa Tartusse jõuad. Nii et tasub seda prognoosi ilmselt siis ka nagu tõsiselt võtta, sest see üldine keskmine prognoos, see ju arvestab sinu selliste sõiduolude ja ei tea mille järgi ja see võib-olla siis kipubki olema natukene optimistlik. Nii et igatahes selle raha eest selline auto ja muide midagi ei ole seal siis, võib-olla midagi on salaja, aga üldiselt enamik suuri asju ei ole tehtud Hiinas. Et kui ma õigesti mäletan, siis lausa vist mingis 300 kilomeetrises raadiuses on kõik need jupid, mis siin autosse sisse on siis mahtunud, kokku korjatud ja just nimelt Prantsusmaalt ja loomulikult taaskasutus ja kõik need muud jutud. Nii et selle auto puhul nagu võib vähemalt tunda kuidagi ennast kuivalt, puhtalt, täiesti Hiina vabalt, kuulata head muusikat, ka helisüsteem on hea ja vajutada nuppe, mis on õigete kohtade peal. Ja kui sa lähed sealt autost välja, siis on ta veel sellise kavala kihistava näoga ka, nii et see nagu iseloomu on ka kõvasti. Jah, et kui te ei sõida, siis kindlasti näete seda autot linna peal ja meelde ta jääb. Nii et selline huvitav seade meil, seadmed tänases saates. Kõvasti teile seedimist, mõtlemist ja ka meile kirjutamist. Pidage meid meelest, digisaadet Geenius.ee, saatke oma küsimusi, kommentaare ja oma avastusi. Me tänaseks lõpetame, oleme tagasi nädala pärast. Saadet toetab Volkswagen, luues elukestvaid suhteid.